näitan, kuidas sa saaksid GIF-i teha, ehk siis sellele võib öelda animatsioon, et ta on niimoodi paar sekundit ainult. Et selleks peame põhimõtteliselt küsima niisugust käsklust GIF animatsiooni jaoks ja siis paned siia, mida sa tahad näha või keda. Ja võid mingit stiili panna ka juurde. Ja siis tegevus, mis toimub. Noh, midagi kerged, et ta ikkagi vaata, no kui sa kujutad ette GIF-i praegu, näed, siin on liikuvad pildid, jah. Sa näed, see on niisugune mingi, üks nagu mingi tegevus kerge. Noh, ja siis paneme juurde, et võiks olla 3 rida ja 4 virgu ja pane dimensioon võimalikult suuret mahutikud pildile. Ja nüüd ma ei soovita võtta siukseid, kus on mingid ruudud, sest pärast sul on raske neid niimoodi üksteise peale panna, sest ta ei tee kogu aeg ruute ühe suurusega. Sul hakkavad tõmblema, et ei ole ühtlased, et paneb ruudud, palud on uuesti teha. No tegelikult siin on mul veel paar katset, millega mul kohe hästi ei tulnud, et siin näiteks oli üks jalg kadunud. Siin mind häiris, et silmad kadunud. Siin olid silmad kahtlased, nii et aga siin ma olin rahul. Siin on isegi päris palju neid, et sa ei pea kõiki neid võtma, eks ole. Sa võtadki need, mis on kõige loogilisemad. Paned õiges järjekorras neid. Et see võib nüüd tüütu tunduda, aga ma ütlen sulle kohe ära, et kui sa hakkaksid ise manuaalselt seda joonistama, seda animeerima, see võtab sul mitu tundi või isegi mitu päeva, nii et see, mis me praegu teeme, on täiega et siuke võimalus on olemas nüüd. See täiega säästab aega. Aga noh, loeme ta alla siit, ma näitan, kuidas edasi toimetada. Et meil on vaja neid tükeldada nüüd. Just need, mida sa tahad võtta. Ja oleks hea, kui sa võiksid öelda täpsemalt, et valge taust oleks. Või noh, mingi üks toon, et pärast paneb mingit imelikku, mingit värve taha, sul on pärast raske teda siin ilusti panna, et vaata, kus ma saaksin näidata. Näed siin natukene, võib-olla näed, siin on mingi piirijoon tekkinud. See oht on olemas. Aga nüüd tulemegi kanvasse. Ma näitan sulle ka siin poolusmaterjali, kuidas üldse kanvas toimetada ja kujundisi teha. Aga siin saad ka animatsioone ja siukseid videoid teha ka, aga ma kasutangi kanvat, see on kõige kergem. Kasuta sõbralikum, et sa saad siin hakkamast. Teeb mingit suvalist ja viskame ta sisse nüüd. Ja nüüd me hakkame neid tükeldama põhimõtteliselt. Et pane endale nii suureks, nagu sa tahad. Noh, alguses pole vahet. Ja nüüd, kui sa võetad siia paar korda, sa saad niimoodi ka sättida. Nii. Vaata, et need piirjooned ei jääks. Enter. Kuidas välja näeb, okei, väga hea. Paneme ta keskele ja selle tausta võiks nüüd muuta sama tooni, nagu see ise siin on, jah. Okei, väga hea. Natuke mingi jooned jäid oota. Okei. No kõige kindlam, kui sa ütled talle kohe ära, et pane valge taust, siis ei teki seda probleemi. Okei. Siin ta on. Ja nüüd paneme duplicate ja vajutame selle peale paar korda. Ja nüüd me lohistame teda siia, aga kui sa niimoodi lohistad, sa näed, et sul hakkab nagu paigast minema, eks ole. See võib natuke häirida. Kuidas seda mitte. Sa võid seda kohe niimoodi siin, noh, me pärast näitan, kuidas sa saad seda, korrigeerida, et see, kui tõesti läheb sul sassi, midagi ei juhtu. Aga lihtsalt natuke saad kergemaks teha oma elu, lihtsalt lükka see siia nagu üles. Sest vaata, kui sa nüüd lükkad teda vastu ülemist ääret, ta ei liigu enam nii hullult, ta liigub ka ainult paremale. Nii. Ja nüüd võtame ainult selle, mis siin sees on. Enter. Nii mõnda see ka. On meil duplicate ja nüüd teeme kõikide nendega seda, need kaadrid, mida me ei tahame, on ju. Ei pea neid kõiki võtma. Teed kõik need ära niimoodi, nii palju nagu sa tahad. Ja laed need nüüd alla siit. Share, download. Tee ainult need, mida sa tahad võtta korraga praegu. Download, ta annab sulle nüüd zip folderit. Seda avada, pane siia parem klikk. Extract all. Extract. Nii, nüüd on ta meil olemas.
Siis järgmisena tuleme Canva tavalisele lehele, paneme Create a Design uuesti, võtame nüüd, kus ta on, võtame video ja nüüd see, me ei taha, et 5 sekundit oleks, eks ole, paneme mingi 0,5 sekundit. Või 0,4, ma ei tea, vahet, me saame siin manuaalsega. Okei. Ja nüüd need kassid, mis me tegime, või mis sa tegid, hakkad neid ükshaaval siia viskama. Paned siin ka, mis suurust sa tahad. Taust jälle. Noh, selle tausta saab pärast väiksemaks teha, võib-olla. See ei pea olema selline. Ja noh, siin ma saan ka, et ta nüüd täpsustada. Tahan. Nüüd ma näitan, kuidas me saame olla kindlad, et ta liigub nagu ühes kohas. Et teen praegu duplicate'i, mul on nüüd 2 tükki neid, jah, ma tulen selle peale. Ja võtan nüüd selle järgmise. Tükkan ta siia. Teeme ta suureks. Nii, transparency peas sa saad teda nüüd nagu läbipaistvaks teha, et sa näed. Mis nüüd toimub? Saad teda paigutada nüüd õigesti. Noh, siin on meil oluline, et me vaatame seda, kus ta asetseb maapind, paneks sama moodi. Ja nüüd paneks transparency tagasi, aga ja nüüd näed sa. Ma niimoodi liigun, juba on GIF olemas tegelikult, et niimoodi saad siin veel neid juurde panna, kui tahad. Noh, nii võib ka. Nii ma tegin seda siin. Saad seda käima panna, vaadata, kuidas ta välja näeb. Ja siin, mis lõpus toimub, ma tegelikult panin ka ainult kordama 2 GIF-i. Siin ta hakkab nagu valmistuma, boom, hakkab mängima. Ja noh, siuksed need pisiasjad tegelikult sa võid ka ära jõmadada, et sa tegelikult noh, ei näe ilus välja, aga praegu laiskuse mõttes ei hakanud neid siit võtma. Ja näeme, et on nüüd 4 sekundit siin. Seda saad ka lühendada, vaata siit. 0,3 paned apply to all. Nii. Nüüd mängib kiiremini. Ja nüüd share out, oleme nüüd alla. Ja nüüd meil on MP4 formaat ja teeme ta nüüd GIF-iks, et me saame pärast seda kuskile chati inimestele saata. Või võid endale kuskile veebisaidile, kuhu tahes, mis toetab GIF formaati. Kirjutame Google'isse MP4 to GIF. Vahet, mida sa siit võtad, pead, et sa saad ta GIF-iks konverteeritud. Nii et võtame selle MP4. See ei pea, et GIF-iks tegema, ta võibki MP4-ks jääda, aga noh, GIF on siuke, mis nagu jääb nagu korduma kogu aeg. Ja meil on GIF olemas. Näed, ma juba saatsin kellelegi. GIF-iga muidu see, et ta on natukene kvaliteeti natuke langetab. Aga noh, siuksed GIF-id on.